Nüüd on meil üks lugu. Lugu siis sellest, kuidas kujunes üks pilt vast. Pildi nimi on Harmony with Her Father. Need inimesed Apo Kukk räägib siis harmooniast ja pildiloost. Ma olen enda puhul tabanud ära selle, et ära pane kirja oma ettekannet, püüa olla üks viimastest ettekandjatest ja kõik ülejäänud annavad sulle teema, mida rääkida. Nõnda ka täna, et natukene endast ka. Ega ma siin ei oleks, kui oleks Meego Remmel, kes ütles pärast mu näitust, mis siin samas majas oli. Ma loodan muidugi, et siin on enamus neid, kes mu näitusele käinud, siis see pilt on huvitav. Et kui ei oleks Meegot, siis mind ei oleks siin ilmselt ja oma pildi kõrvale lähen ma seisma alati, kuigi ma tahaks seda Kunstiakadeemias näidata hoopis ja seal rääkida. Aga küllap ka see tuleb. Muidugi mind ehmatas samamoodi ära, et isane. Ja siis ma vaatasin ikkagi Meego nime jällegi seal selle kõige taga ja lugesin veel korra selle läbi ja võtsin selle väljakutse vastu. Siis mõtlen nagu enda üle, et kui isane mina siis olen, et loomulikult põõristan ja tahan seda sõna endast ära lükata ja siis näen, et no olgu, ma võin olla siis see õrn isane või romantiline isane. Seda ma juba võin olla või võib-olla selleks olen saanud elu jooksul. Ma olen kasvanud ilma isata, ei päevagi isaga. Mu ema, kes on 77 aastat vana, tema, see nüüd läheb põnnistuseks, aga paljud on kristlased siin, võtame vastu. Ja üks mu ema sõbranna, kes ka on üle 70, ütles, et Apo, et sa võid väga õnnelik olla, et tegelikult sa oled selle harmoonilise, selle täisarmastuse saanud oma lapsepõlves. Kui ma oma vendade pealt vaatan, meid on 3 venda, kõigil meil on üks isa, erinevad emad. Me austame ja armastame oma isa, kes juba lahkus 2003 aastal, aga Aleksander Suumann. Aga need elud on olnud erinevad. Ja ma olen vähemalt selle kaasa saanud, et ma olen õnnelik olnud selle elu üle, mis ma olen saanud. Nii et kui lapsepõlves, ma mäletan, võib-olla eelkooliealisena sain ma olla see, ma ei tea, siis mehe rollis või, et kui meil ei olnud veel reguleeritavat triikrauda, siis ja kui see ei töödanud, siis ma võtsin selle lahti osadeks, panin kokku tagasi ja millegipärast see hakkas tööle. Ema oli väga õnnelik ja see kordus alati. Mina sain olla see, kes selle korda tegi. Palju aastaid hiljem, kui ma olen kuskil 25-ne, mu oma isa otsib mu ülesse, ütleb, et see on veel kellegi kaudu, Indrek Kirv, luuletaja tema kaudu, me saame kokku ja ta ütleb, et ma kartsin sulle ligi tulla Kunstiülikoolis, kui sa õppisid seal. Ja muidugi ma olin teda näinud, aga ma ei teadnud ka, et kas on täpselt tema. Nii et me olime juba teretanud. Me saime sõpradeks loomulikult. Käisime palju läbi. Aga esimesed korrad olid täpselt niimoodi, et pärast esimest kohtumist jäi mitmeid kuid vahele ja isa helistab mulle ja ütleb, et mis juhtus, et kas nüüd sa jätad minu maha, nii nagu mina sind ei olnud sinu jaoks olemas, sinu lapsepõlves. Mind ehmatas see mõte. Ma ütlesin, et loomulikult see ei ole nii. Panin toru ära ja mõtlesin, et tegelikult minus seda kohta ei olnudki, seda isa kohta minu sees ei olnudki. Sa tunned, et keegi on sinu isa. Et sellega ma ei saa, loomulikult ma ei hakka teda süüdistama selles, aga lihtsalt, et see koht sinu sees puudus. Ja hiljem mul on 3 poega, esimene ei elanud nädalasekski. Ja siis mu abikaasa, tollen abikaasa ütles, et vaata, võib-olla see on märk Jumalalt, ütles ta. Et näed, et me laps suri ära. Siis ma ütlesin selle peale, esimene mõte oli kohe see, aga ma ei saa lubada, et meie suhe, et meie abielu on nagu olnud asjatu siis. Et see on üks mahavisatud aeg olnud. Ja nüüd on see poiss 28 aastane peaaegu, Randolf. Ja ma olen selle, kui me oleksime juudi rahvusest, võib-olla oleks tal siis nimi näiteks, et Jumal tahtis või mina uskusin Jumalast sel hetkel või midagi nii.
Meego on olnud minu jaoks nagu isa rollis. Nüüd ma olen vanem, mitte et nüüd ma olen juba sinust vanem, aga ma olen ikkagi vanem sinust. Ja paljud esinejad siin on minust nooremad, aga ikkagi isa rollis. Me oleme Meegoga pannud kirikus põlved maha ja nutnud koos. Et keegi peab selles rollis olema. Kellegi sa elus otsid sellesse rolli. Ema ütles mulle lapsepõlves, et tihti istusid Tolstoi tänaval trepi peal ja läksid võõra mehega kaasa, andsid käe vihku talle. Et midagi nagu selles on. Mu poeg täna, 4-aastane Aaron, kui tema käest lasteaias küsiti, et mis tööd su isa teeb, poiss mõtles, ütles, et lasteaia kasvatajad hiljem rääkisid mulle. Poiss ütles, et mu isa tõstab palka. Kasvatajad paar päeva hiljem küsivad minu käest, et mida see siis tähendab nüüd, et ise mõtlesin ka, et mis roll see nüüd on, et kuidas me siis, mul on mingi juhti töötaja, tõstab palka. Ja lõpuks siis nagu mitme päeva peale aeg-ajalt küsides sain ma selle loo siis nagu teada, et me olime käinud Tartus vanaema juures puid tõstmas kuuri, palki siid, palk ka. Ja siis ma küsin, et see oli nagu töömoodi asi, et kas on mingi siis nüüd, küsin poisi käest hiljem Aaroni käest, et kas mingisugune teistmoodi, kas isa nagu, kas mina teen mingit tööd siis ka või? Ei tea, et ta nagu on harjunud sellega, et ma seal maalin kodus ja see on niisugune natukene lõpus või teistmoodi, väga teistmoodi tegevus, kui kõik teised teevad. Ja aeg-ajalt ta saab isegi need minu jaoks ka ülimalt õnnelikud hetked ja neid on vähe olnud, aga need on erilised olnud, kus ta tuleb julgelt, istub mulle sülle, ma olen sellise maali tabureti peal, mu ees on molbert, lõuend ja maalin, võib-olla isegi on olnud mitte ainult, et arvutiekraanid, vaid ka inimene on ees ja ta istub siin minu vahel, maali ja minu vahel ja ma annan talle pintsli kätte või minu käega, ma juhin teda koos ja ta on selles auras seal sees. Need on need õnnelikumad hetked olnud. Enne kui me liigume nüüd selle maali juurde, vaatan, kas midagi olulist veel võiks veel ütelda. Jah, ma olen ka nagu selle maali isa või looja. Et ta on minu laps, et kui me saaksime täna hoobelda või ütelda, mis on parimat meis, et mis me oleme teinud, siis võib-olla, kui mind homme ei oleks, siis ma ütleks, et see on minu parim maal. Ma pean seda ütlema tänu sellele, et ta sündis eriliselt ja teda on ka märgatud, et ta on ka auhindu saanud. Õigemini need inimesed, kes seal peal on. Ja no viimaste aegade avastus, et muidugi ma olen kristlane, ristiinimene ja palvetame iga päev, aga avastus on ikkagi võib-olla ka sellepärast, et ma tegelen nii palju nagu, ma ei saagi nagu vaimust ära minna, sest muidu ma ei saaks maalida. Ja üks niisugune pilt teile, meile, et me oleme Jumalaga tuttavaks saanud, Kristusega sõbraks saanud ja siis me valame uut armu peale, uut värsket vaimu, võib-olla ka vana vaimu peale, mis on kohanenud meie igapäevaeluga. Ja ma kutsun ennast meid üles tegelikult vaimu täielikult uuendama. See võib kõlada pateetiliselt, kummaliselt, võõrastavalt, aga mind on see aidanud. See on see, et tegelikult meid lapses mingi asi häirib, perekonnasuhetes, mingi asi kutsub meis üles mingisugused mustrid, mingisugused käitumismudelid, siis tegelikult siin aitab see vaimu täielik uuendamine, ta ei pea niimoodi kõlama, sa võid endale jaoks ükskõik, kuidas seda ära kõlama panna, aga et sa lõpuni saad puhtaks ja kutsud uue värske vaimu enda sisse lõpuni, sügavalt. Ja tegelikult siis juhtub see asi, et sul ei ole vaja enam seda olemasolevaid vaimukihtisid hakata õpetama, kasvatama ja harima ja koolitama. Sa täielikult saad uue käitumise. Nii, siin see on. Los Angeles, laupäev 7. veebruar 2010. Iga portreekunstik otsib modelli oma seda kõige ainumast. Kui ma saaks teha ühe modelli, mille kaudu ma saaks kõneleda kõik, mida ma olen mõtelnud, milleks ma olen küpsenud. Ja sel hommikul võtsin kaasa oma pere, abikaasa Helge, 4-aastase Aaroni, tol ajal noorem, 3 vähemalt.
ja sõitsin 40 minuti autosõidu kaugusele Venice Beachi. See on siis Los Angeles kaugelt nüüd ja teekond ja jõuan Venice Beachi, Venice'i. Ja kes on käinud, see on näinud. Kui lähete Los Angelesse, siis püüdke enda hankida see vaba pool päeva ja minna otse teed Vaikse ookeani äärde. Siis jõuate Santa Monicasse, seal lähedal on Venice Beach. See on, ma mõttes kutsun seda hullude rannaks. Seal on, inimesed käivad siin paari kilomeetri ulatuses laia tee peal turistid seda vaatamas, aga mis tegelikult toimub on niimoodi, et no see on ütleme nagu keskus siin, aga tee äärtes on kõik võimalikud paari meetri ulatuses, kõik võimalikud tegevused, mis inimesed välja pakuvad. Kummalisi, nagu tsivilisatsiooni lõpp, nagu maailma piiri peal. Keegi mängib vana klaverit, mis on katkine häälestamata, aga näpud käivad kiirelt, ta on justkui nagu professionaalne. Kõrval tumedas nahas, tumeda nahkne mees maoga, päris maoga. Kõrval mees teeb iga päev liivast draakoni, 2,5 meetri suuruse. See ala tuleb alati õhtuks puhtaks teha, politsei on koha peal, teeb selle draakoni, puhub peensusteni välja, nagu budistid seda teevad, mustriga sinna peale, see on tema mantra. Sa võid kõiki neid donatida, nii-öelda anda nendele natuke raha, et nad elus püsiksid. Kõike, mis te nüüd ette suudate kujutada ja natuke veel rohkem on seal, kõik, mida tehakse. Kõige äärmuslikum variant oli see, et üks noormees istub, mütsikil on ees, seal on kiri, ma annan sulle, ma ei kasuta seda ingliskeelset sõna, ma annan sulle kehva nõu $1 eest. Mõte on selline, et ma lähen ta juurde, ma peaksin minema õppima, ma ei tea, mida minna õppima ja ma annan sulle $1, ütle mulle, anna mulle kehva nõu. Ma ei kasutanud seda, aga kuhuni võib asi välja areneda. See selleks. Venice Beach, California. Selline on trummid, selline elu, sa leiad sealt kõike. Ja mina tundsin selle hommikul, pere võtsin kaas, parkisime ära, tundsin, et täna ma leian oma modelli. Ja seal ma teda nägin. Sealt ta tuleb oma perega. Kusjuures ringiga tagasi tulles, just kui ma oleks teile praegu kogu loo ära näidanud, siis ma ütleksin, et tegelikult on ta mind muutud, see mees. Ja ma näen teda pärast maali sündi ka juba teistsugusena, aga sellest natukene hiljem. Ja ma olen õppinud temast alates ja võib-olla veidi varem minna kohe ütlema inimesele, kui sa midagi tahad talle ütelda. Mitte ainult mõelda, kui see on ütlemist väärt, kui see on võimalik, tunnustamine, ütle, räägi. Ja mina veel eriti, kui minu modell kõnnib mööda tänavat, oma väikse tütrega, lähen ta juurde, ütleb talle 3 lauset, ma tahan sind pildistada, võta siin on kõik raha, mis mul on kaasas, kas ma võin sind pildistada? Ta ütleb jah selle peale, siis mu ainuke hirm on see, et ta ei muudaks ennast, et ta jääks selliseks, nagu ta on, et ta ei muutuks, et teda nüüd pildistatakse, et ta esindaks ise ennast. Ja ma teen temast palju pilte. Küll neid, kui mitte sadu. Ja ma tean juba mõttes ära, et ma ei saa teda koju kutsuda, võib-olla täna mõtlen isegi oleks saanud. Ma olen muutunud. Aga me elame kaugel ja teda sinna kutsuda, jah, võib-olla ma peaks teda minema uuesti üles otsima. Ma lähen koju selle fotomaterjaliga ja niisugust olukorda ei ole varem juhtunud, mul ei ole lõuendit, aga ma tahan kohe maalima hakata. Sest see on vahetu ja ma tahan seda kohe teha. Ma leian ühe maali, mis on sama suur, mis ongi see suurus. Ja see on üks lõpetamata pilt. Seda valget joont siin veel peal ei ole. See on üks imeilus rannik. Siin on võib-olla kõige rikkam inimene, kellega ma olen elus suhelnud. Tema maja asub Poolsaare pea, kuhu Carter või Nixon tahtis maja ehitada, aga turvakaalutlustel jäetis ära. Ja üks rikas mees ehitas siia maja oma prouale. Nad elavad seal. Ja ma mõtlesin, et maaliks seda. Aga see oli nii ilus. Nii, ma ei julge öelda mõttetult ilus, võib-olla oleks see hea tulnud välja. Aga igal juhul vääris ta ülemaalist. See lõpetamata pilt ja nii ma läksin. Ja maalin seda üle. Tahan siia niisugust valket halli tausta peale luua. Ja siit hakkab tulema siis minu see, kõige olulisem asi. Kui me oleme lõpetanud pildistamise, siis ma küsin tema käest, et mis su nimi on? Ta ütleb Keith. Mis su tütre nimi on? Harmony. Ja
siis seesama, kui sa oled kunstiajalugu õppinud, see kolmikmotiiv, see ema lapsega, see Madonna motiiv, aga nüüd on mees mustanahaline ja harmoonia oma isaga. Isa loob selle harmoonia. Harmoonia loob selle harmoonia terviku, mina saan seda tunnistada. Ja minu jaoks oli see töö nagu sellisena sündinud, nii kui see pealkiri tuli. Ja siit ta tuleb, ma järjest lihtsalt näitan teile nüüd, võib-olla see on üks kuu-poolteist tehtud see pilt ja ma näitan teile järjest selle sündi siis. Kuidas ta tuleb alusjoonistuse peale ja siis õlivärvidega ja tumedustest kasvab heleduse suunas. Ja loomulikult ma mõtlen kogu aeg nende peale, kui ma seda maalin, nende elude peale. Kui me läheme lahku sealt pildistades, ma ei ole teda kunagi näinud enam ja siis ma ütlen talle, ja ma ei tea, mille pärast ma ütlen talle seda, ma loodan, et see ei olnud hooplemisest, aga ma tundsin, et ma võiks talle seda ütelda. Kusjuures ma hüppan veel tagasi, ma otsisin seda modelli ühe võistluse jaoks, ühe suure kunstivõistluse jaoks. Ja ma ütlen talle, kui see pilt kunagi, ma tahaks sind maalida, kui see pilt kunagi jõuab kuskile, mõnda ajakirja või näitusele, siis ma ei saa midagi rohkem su jaoks teha, aga inimesed saavad seda pilti vaadata ja sinu peale mõelda. Ja me läheme edasi ja sellist klassikalist maali metoodikat kasutades liigun ma lihtsalt ja avastan enda jaoks. Siin on veel käes on tal arrowhead on siis veepudel ja selle otsustan lõpuks ära võtta, et jääks nagu vähem detaile peale. Selle sees on tegelikkuses piim tütrele. Fotosid uurides ma näen, et tal on peas akvalangi või sukeldumise ülikonna käisest lõigatud tükk, mis on pealt lahti või võib-olla paari pisteed kinni õmmel. Ma hakkan korraga nägema seda musta krooni seal. Ma näen, et ka see justkui tagurpidi keeratud kelluka, selle selline on tegelikult trikotaažist lihtsalt paari tõmbaja kokku võetud. Suur T-särk, mis on ka täiskasvanul suur, on sellele tütrele ümber. Tekk. Muide, see kamps on väga tuttav meile. Ma hiljem oma sõpradega Ameerikas rääkisin, ma olen ka seda näinud oma lapsepõlves, et kuidagi ja siis tuli välja, et hiinlased on neid teinud, et see on nagu niisugune rahvusvaheline vaesuse sümbol, et selline ta on ja need kõik, mis tal kaelas on ja see kott ja liigume edasi. Ja siit need detailid tulevad taustala, mõtlen, et kas ma teen selle Venice Beachi, need inimesed seal kõndimas ja ma ei tee neid, tuleb siis rohkem sümboolsem. Aga neid võib seal aimata, et kust ta tuleb ja kuhu ta nagu liigub. Ja siia nurka hakkan ma tegema ühte lille ja see on ja siin pilt sai valmis. See on seal samas, kus ma pildistasin kõrval traattaia taga kuuride vahel õitseb. Hiljem küsisin ühe aia inimese käest Californias, aaloe, õitsev aaloe. Ja ta ei vaja muud kui päikest. Tuleb lihtsalt liivast läbi kivide vahel, keegi tema eest ei joonitse. Ja mulle tundus nii nagu harmonigi, tuleb läbi, vaatamata tingimustele ja õitseb siin. Siin ta on ja lähemalt. Ma teen nüüd nii nagu Kangilaski tegi minuga kunstiülikoolis, et ta tegi veel teisiti, kuna ta originaal ei saanud veel näidata, siis ta rääkis pildid lahti ja tunni lõpus näitas pilte raamatust ja siis me olime õhinaga vaatasime neid pilte. Me saame selle pildi kohe valmis. Ja veel kord siin. Ja siis see on 2010, 2011 tuleb üks teade ajakirjalt International Artist Magazine, 22 riiki on see leviala. Ja seal ma võtsin selle pildiga osa võistlusest, kus võttis osa 1900 maali portree ja figuratiiv kunsti kategooriast, realistlikus kunstis. Ja see pilt sai Grand Prize'i sealt. Ja ajakirjast teile lehekülg ja lugu, peaaegu see sama, mis ma teile täna räägin. Ja sellega asi ei piirdu, siis Art Renewal Center
kuulutas välja ka võistluse, nagu nad teevad iga aasta, ja seal ta sai siis finaali samamoodi seal all teiste hulgas, teiste portreede hulgas. Ja sellega asi ei piirdu. Eelmise aasta lõpus Firenze kaasaegse kunsti biennaal seal ta siis keskel ja palju anti seal auhindu välja, aga konkreetselt see minu väljapanek siis sai sellise preemia, märgiti nagu ära, väike medal ka ja siin ta on. Harmony oma isaga, Õlimaa Lõueldil, 101/76, ma näitan teile teda nüüd päriselt. Kes on näinud, on näinud.